Hei hei, on jälle uus nädal ja täna valin sulle 3 sõnumikaarti valgusteadlikkuse inspiratsioonikaartide hulgast. Need kaardid nägid ilmavalgust 2021 aasta lõpus ja just tulid kanaldatud valguse sõnumikaartidest ette, aitamaks inimesel sel ajaperioodil, mis 2021 oli, olemaks siis rahus ja saama siis hingele toidet. Kes mäletab, mis ajaperiood see oli ja mis siis maailmas toimus, et tihtigi ka minu juurde tulnud inimesed valisid omale 3 kaarti ja ütlesid, et oi, et seda oligi mul vaja kuulda, et saada hingele siis see tasakaal ja rõõm ja rahu tagasi. Praegusel ajal pole just otseselt sellist ajaperioodi, aga samamoodi meie maailmas, milles me elame, toimuvad muutused ja toimuvad ka sellised raskendavad asjaolud, mis inimest eriti õnnelikuks ei tee ja pigem rahutuks ja rahulolematuks. Ja selleks, et seda rahu ja tasakaalu endast leida, on rõõmsa sõnumiga kaart hingele nagu toide ja aitab sul tulla madalast teadlikkusest kõrgemale teadlikkusesse, et mitte kogeda seda rasket, madalat või kuidas ma ütlen siis, mitte meeldivat siis maailma teadlikkust. Ma ei oska teistmoodi sõnu leida ja samas toimub ka meie maailmas reaalsuste nagu 2 jagunemine. Senine reaalsus, milles inimesed on harjunud elama ja tasapisi aastate jooksul tegelikult on kujunenud ka teistsugune reaalsus ja vaikselt rohkem ja rohkem inimesi hakkab sinna teisenenud reaalsusesse üle minema ja et see oleks lihtsam ja kergem ja nii-öelda nagu kulgemises sujuvalt, on need kaardid hingele toiteks ja meeltele siis tasakaalu andmiseks. Ja need, kes suudavad üle minna uude reaalsusesse, neile ei hakka toimima vana reaalsuse siis manipulatsioonid ja süsteemi võtted või siis allatõmbamised. Et valin 3 kaarti ja vaatame, mis on universumil öelda. Nii. Ei ole ma veel jõudnud selleni, et mul oleks selline kaamera, mis näitaks kaarte, mitte mind, aga esimene kaart, teine kaart ja 3. kaart. Nüüd esimese kaardi sõnum, et universumis tahab sulle öelda, on see, et sa teadvustaksid, et sinu auraväli on võimas valguse oreool, et sa oled alati kaitstud ja hoitud, elu on turvaline. See on väga kummaline, et juba see, mida ma rääkisin, tegelikult kinnitab seda kaardi sõnumit. Sul tuleb olla kindel, et sa oled võimas valguse olend ja sul on turvaline elada, sa oled hoitud ja kaitstud ja just sina oled enda elu looja. Abistav kaart on sõna mõte ja mõte on energia, kõik loodu baseerub energial, tean, mida loon. Ja just praegu ka jõudsin öelda, et sina oled oma elu looja
et sa pead teadvustama igal oma eluhetkel ja just täna Reiki esimese kursuse järgsel praktikal rääkisin samamoodi, iga sinu mõte, iga sinu sõna on kohe olemas, nagu sa seda mõtled, nagu sa seda välja ütled, ta on olemas hetkeliselt. Ja kusagil 15-20 aastat tagasi, kui ma sellest teadlikuks sain, siis mind tabas õudus, kui ma hakkasin jälgima, mida mina räägin, mida inimesed räägivad. Ja kui see on kohe otseselt olemas. Et kui sa harjutad ennast sellise mõttega, et iga mõte, iga sõna, mida sa ka mõtled või ütled, see on hetkeliselt kohe olemas. Ja ainult sina saad seda kustutada, muuta või tühistada. Ja ainult sina saad jälgida, mida sa mõtled, mida sa välja ütled, teadvustades, et see on kõik loov energia, et see on kohe olemas. Ja jõudes kõrgemasse teadlikkusesse, jõude reaalsusesse liikudes, hakkavad need sinu mõtted ja sõnad aina kiiremini siis materialiseeruma ja realiseeruma. 3. kaart abivõtteks on see selline sõnum, et rahu saan luua vaid enda seest, millele teadlikult häälestun, seda jagan ka väljapoole. Armastuse tunne muudab mind veelgi armastavamaks. Kõik baseerub sinu enda seest. Ja jälle jõudsin rääkida seda, et sina oled looja, iga sinu mõte loob ja kõik see, mida sa sisaldad, see on loov energia. Ehk siis sa sisaldad seda, mida sa mõtled ja seda, mida sa oma teadlikkusega suudad mõelda. Ehk siis olles valgusolend, on sul võimalik tõusta teadlikkuse tasandis kõrgemale, sageduse tasandile ja sageduses vibratsioonid tõusevad, sinu teadlikkus kõrgeneb, sinu teadvus muutub ja sa hakkad tegema teistsuguseid valikuid, mõtlema teistsuguseid mõtteid ehk siis selliseid, mis on sulle heaoluks ja loovad sinule siis sellise elu, mida sa tegelikult tahad kogeda. Ja aitavad sul olla siis teises reaalsuses, mida inimestele praegusel ajal on siis nii-öelda kättesaadav või võimete kohane, kuhu liikuda. Et juba 5 aastat tagasi nägin sellist kanaldust, et maailmad hakkavad eralduma, ühed, kes elavad looduses, teised, kes suurlinnades ja lõpuks need 2 maailma eralduvad üksteisest nii täielikult, et need 2 maailma ei hakka enam üksteist nägema ega suhtlema omavahel. Ja jällegi selles kummaski maailmas toimuvad siis nagu erinevad asjaolud ja erinevad võimalused siis inimesele. Ja selline oli siis selle nädala sõnum sulle, ole teadlikkuses, jälgi oma mõtteid ja sõnu ja tea, et nendega sa lood seda, mida sa koged. Kui sinus on sisemuses rahu, siis peegeldub see ka väljapoole ja vastupidi. Telli kanalit, liitu ja soovin sulle valgust ja armastust, sest armastusenergia on kõige võimsam loov energia.